tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin Marta ja krüptogaraaž. Täna on 25. jaanuar 2026 ja tänastel uudistel on nüüd eilne MEK juures. Need on eilsed uudised, mida siis nüüd kõik jagavad. Ma postitasin need üles, aga loeme nüüd ka videosse, et oleks siis nagu ajaloo annaalides nad kirjas. Mitte anaalides, vaid annaalides. Mine uuri, mis asjad on annaalid. Bitcoini poisid nüüd peavad kurvastama. Ei olegi see, mida nad tahaks. Aga Bitcoini poistel ei lähegi asjad nii, nagu nad tahaks. Ja siis on uudis, on meil Põtrade maalt, et TrueLayer ja Stripe panid siis Soomes püsti uue makselahenduse ja see makselahendus ühendab siis Skandinaavia maas kokku 24 000 veebipoodi üheks siis platvormiks ja Stripe on siis TrueLayerisse investeerinud ja Stripe siis pakub siis makseinfrastruktuuri. Klientide jaoks on kohene makse, otsekohe. Ei vaja kaarte ega vahendajaid, digilaks ja nüüd uurime Stripe'i asja edasi. Stripe 2014 aastal investeeris 3 milkut Stellar Lumenisse, vastu sai 2 miljardit Stellarit, mis on 2% kogu Stellarist. Ja uurimistöö ütleb ära, et XRP-ga seoseid ei ole, aga lasin mitme lail jälle uurida, need ütlevad ära, et seoseid ei ole, et lihtsalt Monika Long, Ripple'i president ja teised Ripple'i tegelased käivad lihtsalt Stripe'i üritustel kõnesid pidamas. No vaata, kui tore, nad käivad lihtsalt kõnesid pidamas, aga seal ei ole midagi. Ja seal ei ole midagi. Kui sa arvad, et seal midagi ei ole, siis ma ütlen, et su ajudes pole ka midagi. Vaat, nii lihtne see ongi. Ja nüüd on selle Stellar Lumeniga siis asi nagu selgemast selgem, et hea ost on olnud. Lihtsalt kordan veel kord, minust ei sõltu need asjad, et millal need krüptod tõusevad hea meelega. Tahaks, et nad tõuseks juba täna, aitab küll siin sellest saate tegemisest, et tahaks juba nagu seda luksuskanalit pidada, kus on ainult privaatpiletid, seal sellised piletid, kus nagu see Donald Trump ja teised onud käivad, et kas kuu või aasta maks mingi 0,5 milkut see oleks täitsa fun selliseid klubisid teha, aga reaalsus on meil täna selline, et krüptohinnad kukuvad, mida rohkem häid uudiseid tuleb, seda rohkem nad kukuvad ja see on selge spekulatsioon ja järjekordselt pean kordama ennast, et ei kuse,
ei kuse ja veel kord ei kuse, kui portfoolio kukub jälle niimoodi, et 90% ja no siis tuleb leida kuskilt raha, on ju, noh, mingit tööd teha ja võtta jälle krüpsi ligi, on ju, noh. Et reaalsus on vaata selline, et selliste uudiste peale ei tohi krüpto kukkuda. Noh, kui me ikka 24 000 oli 24 000, kontrollime üle, et ikka fakt oleks nagu fakt, 24 000 pluss veebipoodi Põhjamaades ühendatakse ühte ketti kuradi Stellari kaudu, on ju, noh, sa mõtle ise, mis kuradi nuts hakkab jooksma seal kuradi Stellaris praegu jälle pannakse asju juurde, jälle tuleb, on ju, juurde, aga hind on langustrendis. No, et selliste uudiste peale ja selliste kasutegurite peale vaata, mis toimub, on ju, noh, ma ei värise. No tegelikult hinges on vastik küll, vaata. No seda tuleb ausalt öelda, et vastik on ju. Vastik on, aga vähemalt on õiged otsused tehtud, et on ostetud teda õigel hetkel, et noh, et siit lugu on nendel, kellel ei ole, aga samas on ta ka jälle positiivne, et teil on võimalus nüüd osta, on ju, noh. Et mina ostsin teda Stellarit mingi 7 sendi juures, et praegu on ta siin, ma ei tea, mingi 18 senti või 16 senti, midagi sellist, et teil on veel võimalus osta, on ju, noh. Ja soovitan siis võtta minuga ühendust, et äkki tahad veel mingid ekstra krüptosid, on ju, aga lähme vana hea XRP juurde tagasi, et XRP siis kavatseb või XRP-d kavatsetakse siis. Jaapan kavatseb tunnustada XRP-d reguleeritud finantsvarana. Jaapan plaanib klassifitseerida siis XRP majandusseaduste alusel finantstootena. Sihiks on see ära teha teine kvartal. Selle tõttu ma ütlengi seda, et kui nüüd siin teine kvartal, esimene, see on tõesti viimane rodeo poisid ja eesmärk on selgemad reeglid, tugevam järelevalve, investorite kaitse, samal ajal kasutatakse XRP Ledgeris Jaapani areneva tokeniseeritud majanduse aluseks, on ju. Noh, jälle mega uudis XRP kohta ja sina lakku lahti, XRP kukub, võid kurat põlema panna oma Ledgeri, võid oma kuumrahakoti ka täitsa kuumaks teha, ahju alla visata telefoni siis, on ju, et no näed, sellised olukorrad on ja see peaks nüüd igal, noh, ütleme, et kui sa oled ikkagi rohkem kui paar talve koolis käinud või sul on head vanavanemad olnud, kes on õpetanud sind mõtlema, siis sul peaks minema mingi tuluke vaata põlema peas, et need uudised jälle ei ole normaalsed. See tähendab seda, et manipulatsioon käib ja veel on võimalus siis osta või mida iganes teha. Ja et McLaren siis on sõlminud koostöölepiku Hederaga, Hedera on siis H-baari tegija, on ju, ja siis on see McLareni need fännid, asjad, kõik lähevad sinna plokiahelasse, et palju õnne kõigile, on ju. Et endal on vist plaan, et võtan nüüd mingit krüptot jälle ligi, on ju, et aga veel ei ole otsustanud, millist krüptot võtta. Et noh, ma olen öelnud ka seda, et ma olen nagu üsna skeptiline nende suurte isode suhtes, aga see Hedera hind, XRP hind, Stellari hind, et see hakkab juba minema päris nagu magusaks. Päris magusaks hakkab minema, aga noh, mõtlen veel ja eks ma siis tasulistele ütlen, millist krüptot ma plaanisin osta ja mis põhjustel. Et tšau, paka, näeme ka raasis. Hei, siin Marta ja krüptoga raas. Täna on siis jaanuar 2026 ja kuupäev on 26 jaanuar, esmaspäev. Ja täna vaatame mõned uudised üle. Uudiseid ei ole nüüd mingit selliseid erootilisi, aga see suure tähendusega, kes ütles, mida ütles. $700 miljardit seisab kasutult SP500 bilanssides ja käivitab järgmise krüptokasutusele võtulaine. Ja kes seda ütleb? Mis te arvate, kes seda ütleb? Seda ütleb Ripple'i president Monika Long.
Rippli president Monika Long ütleb, et suured kasutamata ettevõtete rahavarud kiirendavad krüptopõhiste finantslahenduste, eriti stabiilsete müntide kasutuselevõttu. Aastat ette vaatavas ülevaates märgib Long, et ettevõtted hoiavad enneolematul tasemel kinni jäänud käibekapitali. Need on siis Ameerika ettevõtted. Siinne võimalus ulatub palju kaugemale kui lihtsalt arveldamine. Üle 700 miljardi dollari seisab pelgalt SP500 ettevõtete bilanssides ning rohkem kui 1,3 triljonit eurot kogu Euroopas. Stablecoinid ehk stabiilmündid avavad tee reaalajas likviidsusele, madalamatele hoidmiskuludele ja märkimisväärsele rahavoo efektiivsusele. Just see kombinatsioon on põhjus, miks ettevõtted juhivad järgmise krüptokasutusele võtulainet. Mida siis proua Long meile ütleb? Proua Long ütleb meile ilusti, et krüpto saab otsa, sellepärast, et kui 1,3 triljonit on USA firmadel Euroopas vaba raha ja kodumaal on neil 700 miljardit, siis kokku 2 triljonit on. Kui me vaatame täna krüptoturgu, see on 2,9 triljonit, aga sellest on Bitcoin 1,7 triljonit. Et sisuliselt räägime sellest, et need ainuüksi USA firmad ainuüksi, kes on siis top 500, top 1500 umbes seal kandis, et seal on siis neil 2 triljonit vaba raha. Nad võivad sisuliselt asjaliku krüptoturu üle osta oma vaba rahaga 2 korda. Firmad, mis on seal top 500, top 1500, et ma ei kontrollinud teksti üle, et lasin tõlkida kiirelt Tail ära, et Tail on pannud siin SP1500, aga ma tean, et on olemas SP500, et no ütleme siis niimoodi, et 500 kuni 1500 top USA firmat, nendel on vaba raha 2 triljonit ja nad võivad siis selle krüptoturu, täna asjaliku krüptoturu üle osta siin mingi 2 korda, viskame selle mingi sitase kuradi Bitcoini nahvu sealt, jääbki ainult mingi triljon, võtame Ethereumist ka mingid pasad projektid maha, saate aru küll. Ja siin ütleb proua ilusti ära, et see aasta ongi viimane rodeo, ja siin näed, aastat ette vaatavas ülevaates märgib Long, et ettevõtted hoiavad enneolematul tasemel kinni. Aastat ette vaatavas ülevaates. Proua vaatab ette. Kui Bitcoini poisid vaataks ka ette, siis nad ei oleks niisuguses olukorras, nagu nad on. Aga Longi jutu järgi siis võtame asja kokku nii, et viimane rodeo ja loeme artiklid edasi. Long ütleb, et pangad ja arvelduskojad on kasumis, kuna kokkupuude krüptoga muutub normaalseks, järgnevad ka kapitaliturud. Aastaks 2026 kujuneb tagatise mobiilsus üheks peamiseks institutsionaalseks kasutusjuhtumiks, kus hoolduspangad ja arvelduskojad võtavad arvelduse moderniseerimiseks kasutusele tokeniseerimise. Raha saab kõik digiahelasse. Oodata on 5-10% kapitaliturgude arveldusest liigub plokiahelasse, mida veab regulatiivne hoog ja süsteemselt oluliste institutsioonide stablecoinide kasutusele võtta, ehk siis süsteemselt olulised. Need on siis suured pangad, BlackRock, JP Morgan, et kui need on süsteemile ametlikult kuulutatud Ameerikas elutähtsaks, et kui sellised suured jurakad võtavad kasutusele stabiilmündid, siis on see nende klientidele ka ju kohe hakka kasutama. Long jälgib ka digitaalsete varade ja tehisintellekti seost. Aastal 2026 hakkavad plokiahel ja tehisintellekt üha enam ühinema, automatiseerides finantstoimingud viisil, mis varem oli võimatu. Stablecoinid ja nutilepingud võimaldavad rahandusosakondadel hallata likviidsust, teha marginaalinõudeid, optimeerida tootlust,
plokiahela põhistes või repolepingutes. Minge uurige, mis asjad on repolepingud, et see on päris huvitav teema, kuidas seal raha keerutatakse, et nüüd läheb see huiamine nendel veel paremaks, et kõik reaalajas ja ilma käsitsi sekkumiseta. Vot, Bitcoini poisid saavad tulevikus kõvasti teha käsitööd, ongi silt on käes seal kuskil koobi nurga peal, et imen munni 1 euro eest, et süüa saada. Kogu investeering oli Bitcoinis ja ongi kõik. Et kui ikkagi Monika Long teeb sulle suu lahti siin praegu ja ütleb, see ei ole mingi eide leelotamine, vaata, kui Monika Long, Ripli president, ütleb midagi, siis ma ei tea, sa pead nagu kikkis olema, yes ma'am, ja kuradi kuulama, mis see proua räägib, et see on karm jutt. Ja mis me siis veel siin loeme? Nii, varahaldurid kasutavad AI mudeleid koos plokiahela infrastruktuuriga, et dünaamiliselt tasakaalustada positsiooni tokeniseeritud varades ja stablecoin tootlusprotokollides, kasutades täielikult ära plokiahela turgude 24/7 olemust. Et see on tõsine bängeruudis, et viimane Rodeon, siin on lihtsalt onud, kellel on praegu 2 triljonit vaba pappi, ja see on ainult USA. Mis te arvate, palju seal kuradi Aasias võib olla vaba pappi rahval käes või siis, ärme räägigi rahvast, räägime firmadest. Kui USA siin mingi top 500, top 1500 firmal on 2 triljonit vaba pappi, mis nad teevad sellega, ja sul ongi see kuradi, kõlistad neid pulkasid, ja ma pappi ei saa, pankrott. Vaat see ongi sinu tulevik, vaata. Aga on olemas lahendus, krüptogaraaži tasuline klubi, sealt saad rohkem teada. Võtad ühendust, räägime jutud selgeks. Nii, Coinbase'i härrasmees on teinud ka suu lahti. Ja ettevõtted viivad tulevikus börsile mineku protsessi plokiahelasse. Coinbase'i tegevjuht. Coinbase'i tegevjuht Brian Armstrong ütles, et eraettevõtted püsivad liiga kaua privaatsena, sest börsile minek on kallis ja aeglane ja tugevalt reguleeritud. Armstrongi sõnul on see lükanud suurema osa varade väärtusest energiaturgudele, kuhu ligipääs on piiratud suurte fondide ja krediitinvestoritega. Ta ütleb, et nõudlus suurte eraettevõtte aktsiate järele on juba olemas, kuid puudub likviidne turg, mis võimaldaks varakult hindu kujundada. Kui ettevõtted börsile jõuavad, on hinnad sageli moonutatud ning IPO järgne tootlus kannatab. IPO on siis esimest korda börsile, Armstrong nimetas seda kõrgema regulatsiooni soovimatuks kõrvalmõjuks, mitte investorite huvi puudumiseks. Avalikud noteerimised liiguvad plokiahelasse. Armstrong ütles, et pikaajaline lahendus on kogu noteerimisprotsessi viimine plokiahelasse. Selles mudelis emiteerivad ja kauplevad ettevõtted aktsiatega otse plokiahela infrastruktuuri kaudu. Tema sõnul vähendaksid plokiahela põhilised noteerimised järsult kulusid, eemaldaksid vahendajad ja vähendaksid kapitali kaasamise hõõrdumist. Veelgi olulisem on see, et ligipääs avaldaks varem ettevõtte elutsüklis, mitte ei koonduks kasum ainult erainvestoritele. Armstrong usub, et see üleminek võib toimuda pigem lähiaastatel kui aastakümnete jooksul. Pigem lähiaastatel. Monika Long vaatab ka aasta ette. Armstrong räägib ka siin lähiaastatel, mitte aastakümnetel. Ta märkis, et SP500 ettevõtted uurivad nüüd aktiivselt tokeniseeritud varasid. Armstrong ütleb ka, SP500 top USA 500 firmat uurivad ka tokeniseeritud varasid. Tokeniseeritud vara on krüptovara, ja vot sulle, sõber. Kui sellised tegelased räägivad, Brian Armstrong on Coinbase'i juht. Coinbase on ametlik partner BlackRockiga ja JP Morganiga, maailma kõige suurema võimsama pangaga. See kuradi JP Morgani onu lasi ühe kuradi parve põhja, et saaks luua kuskil keskpanga, Vaat sulle, et kui sellised poisid on siin praegu või selliste poiste kuradi
pulkjürid on suud lahti tegemas, siis tasub kuulata. Ja eriti tasub kuulata veel Monika Longi, on ju, noh. Kui Monika Long on ikkagi reaalselt Ripli kuradi president, siis tasub kuulata JP Morganit. Seda, vabandust, selle JP Morgani käsilast siis Brian Armstrongi ütleks otse, on ju. Ja siis ongi see järgmine uudis on see, et mida Yahoo ütleb, yahoo.com finants ütleb seda, et Yljes Q on üks parimaid kvantarvutuse aktsiaid, mida 2026 aastal osta. Oot, sulle nalja. Näh, ma rääkisin siis sellest kuradi Yljes Q'st, kui see aktsia oli siin midagi 2 kuradi toltsi juures. Vahepeal oli ta üle 8 toltsi, on ju, noh. See, et sa kuradi endiselt siin mingi kuradi, mis need on, need mingid kuradi joogistele muttidele TikTokis kuradi tona teed ja pärast ona paned, on ja noh, see on su enda süü, et kui sul on kuradi sellised sitased valikud, et kuradi asjaliku juttu garaažis ei kannata kuulata, vaata. Noh, et mine tee siis oma mingi kuradi muttidele raseerimist tona ja samal ajal panedki ona seal, vaata, noh. Aga lähme uudistega edasi. Pangad versus Coinbase hoiuste sõda, mida keegi ei nimeta õigesti. See ei ole regulatiivne vaidlus, see on kulisside tagune kaklus hoiuste võimu üle. Ja nii, mis siin on? Nii, mis toimub siis Clarity Actiga? See on kaunis kõrgete panustega Shakespeare'i tragöödia, no äärmiselt huvitav artikkel ja kogu see pangad versus Coinbase teema. See ei ole arusaamatus, see ei ole poliitiline nüanss, see on tänavakaklus senati ülikonnas, on siis artiklis kirjas, sest tuumas ei ole tarbijate kaitse, investorite turvalisus ega regulatiivne selguse küsimus. Vaatame osapooli. Ühelt poolt on Ameerika pankurite assotsiatsioon, ABA, nad on vanad lõvid, neil on olnud sajandite jooksul monopol sinu hoiuste üle. Nad maksavad sulle 0,01% intressi, laenavad selle raha välja 7 eest. Taskusse pannes vahe, rüübates samal ajal 30 aastast viskit. Siis tulevad krüptobörsid, uued hundid platsil. Nad ütlevad, pane oma raha meie juurde USDC-sse ja me maksame sulle 5% preemiaid. Pangad on paanikas. Miks? Siis nad teavad, et kui sa saad aru, et saad digitaalse dollari pealt 5% 0,01 asemel, liigutad sa oma raha kiiremini kui Ferrari Long Islandi kiirteel. Nemad nimetavad seda hoiuste väljavooluks, mina nimetan seda aeglaseks panga jooksuks. Pankade jaoks ei ole stabiilcoini preemiat tehniline küsimus, see on konkurentsi oht, sest kui kasutajad saavad hoida dollareid krüptoplatvormidel ja teenida midagi ükskõik kui vähe, kaotavad pangad oma monopoli kasutult seisva kapitali üle. Ja kasutult seisev kapital on nende hapnik, ehk siis nad saavad printida laenusid välja, vaata, see on see fraktaalne kuradi pangandussüsteem, et sul peab 10% ainult reservis olema ja siis võid, 10 milkut on reservis, 100 prindid välja, niimoodi teevad, on ju. Sest kui stabiilmündid võivad eksisteerida, kuid mitte konkurentidena, muutub krüpto kasutuskõlbulikuks, mitte revolutsiooniks. Kui börse reguleeritakse nagu panku, kuid neile ei anta panganduse majandusmudelit, kaob konkurents. Ja kui kongress kirjutab seadusi, mis kaitsevad turu osalisi, mitte turge, ei suure innovatsioon, see õigub ploki ahelasse ja praktiliselt süsteemist välja, ükskõik kuhu välismaale. See ei ole krüptoprobleem, see on konkurentsivõimne probleem. Ja üks USA pank ütles välja, et päris suur pank ütles otse välja, et mis tema näeb, et kui krüpto seina lendab, juhe lendab seina krüptomaastikul, siis nad näevad seda, et kui see diil on nüüd pankade jaoks täiesti kuradi mõrvarlik, siis pangad USAs jäävad ilma, mõtleb palju, 6 triljonist. 6 triljonist jäävad ilma ja kui see on fraktaalne, kui 6 triljonit jookseb neil raha minema, mida inimesed reaalselt minema viivad, siis see tähendab seda, et nad ei saa enam välja laenata 60 triljonit. Mõistate? Kui suur probleem on see krüpto intressitulu nendele pankadele. Kuna neil 1/10 peab olema reservis, et siis teha kuradi raha printida, vaata, on ju. Mõistate? Kui 6 triljonit läheb täna pankadest minema USAs,
ei saa nad enam printida 60 triljonit, mille peal teenida siis kuradi 7% intressi aastas. Noh, palju on 6 triljonit või 60 triljonit, on ju, 7%, mis nemad siis saavad, on ju sealt. No tehke maita, mõelge nüüd, kui oleks 100 triljonit, saaks nad 7 triljonit aastas, noh, on 60 triljonit, noh, a la 4 triljonit. Noh, mingi 4 triljonit on ju, no mõte korraks lonkas, aga noh, 4 triljonit, et kõva summa aastas, millest ilma jääda. Tšau, pakaa, näeme garaažis.